Enne kui asuda spetsiifiliste e-poe lahenduste juurde, võiks aga käia üle selle, mis on nende kõikide puhul ühist. Kui me võtame lahti ühe e-poe avavaate, kliendivaate, siis me kõigepealt tuleme esilehele. Siin on toodud esile parasjagu soodustuses olevad või populaarsemad tooted. Tõenäoliselt on ka mõned bännerreklaamid, mis viivad inimesi erinevatesse kategooriatesse. Ja samuti üleval on menüü, mis enamikul juhtudest moodustub tootekategooriatest. Kui me liigume edasi tootekategooria lehele, siis me näeme, et siin on erinevad tooted. Neid võib olla võimalik kohe ostukorvi lisada või avada ja seejärel siis tootelehelt ostukorvi lisada. Kui ostukorv on täidetud, saab liikuda edasi kassasse ehk inglise keeles checkouti, kus on võimalik vormistada ost, valida tarneviis ja makse ning siis liikuda edasi maksma. Tehniliselt on maksmine teostatud äärmiselt lihtsalt ehk kaupmehe juurest läheb klient koos summaga panka või maksevahendaja juurde. Seal toimetab ta siis omaenda pangas või kaardi abil makse ja tuleb tagasi. Ja sinu poele tuleb põhimõtteliselt digiallkirjastatud kinnitus makseteenuse juurest, et raha on kohale jõudnud. Aga vaatame korraks ka poodi sisse, kuidas see välja näeb. Enamustes veebipoodides on seespool olulisim koht toodete loetelu. Ehk põhimõtteliselt see ongi see koht, kus sa sisestad kõik oma tooted. Igal tootel saab olla nimi, pilt või mitmest pildist koosnev galerii, tootekirjeldus ja lisainformatsioon, nagu näiteks tema SKU kood või siis laoühiku kood, hind, soodushind ja samuti täiendavad kategooriad, sildid ja muud sellised. Mitmed tooted ei ole ka nii lihtsad. Näiteks T-särk. Sellel on tõenäoliselt olemas erinevad suurused, erinevad värvid, erinevad kujundused. Ehk siis niimoodi ongi võimalik teha lihtsatest toodetest juba kombineeritud tooteid. Mõnikord võivad olla ka eraldi müüdavad tooted, mida sa sooviksid müüa ühe komplektina. Näiteks grill ja grillitarvikud. Kõike seda on võimalik e-poe tarkvaras alati põhjalikult seadistada. Siit kõrvalt leiad sa tellimused. Kui klient maksab lihtsalt arvega, on sul võimalik käia ise pangas, kontrollida, kas raha on laekunud ja märkida makse laekunuks. Kui klient on kasutanud makselahendust, siis märgitakse see makstuks juba automaatselt. Ja nüüd on sinul võimalik trükkida välja pakilehed, kleepida need kaupadele peale ja viia siis ise pakiautomaati või tellida kuller. Sageli leiab e-poest ka täiendavaid võimalusi, nagu näiteks kupongide haldus, erinevad hinnakirjad, sest võib-olla sa sooviksid pakkuda ühte hinda nädalavahetustel, teist nädala sees või siis kampaaniaperioodil. Võib-olla on sul olemas ka hulgikliendid või jällemüüjad, kellele sa sooviksid pakkuda sama poe kaudu lihtsalt kaubatellimise võimalust. Kõik see on e-poodide puhul võimalik. Ja kui poes on tootenimekiri seadistatud, siis ongi võimalik liikuda edasi selle poole, kuidas see kõik välja paistab. Ehk siis enamustes e-poe tarkvarades on olemas mingid võimalused välimuse ehk kujundusteema seadistamiseks ja samuti on võimalik siin otsustada seda, mida kuvatakse esilehel, millised näevad välja kategooriate esilehed ja mis on täpselt menüüdes. Sõltuvalt sellest, milliseid kaupu sa müüd, võib olla võimalik seadistada e-poes ka filtreid. Selleks, et kuvataks näiteks konkreetset suurust, konkreetset tootja või konkreetse hinnavahemiku tooteid. Nagu sa nägid, e-pood ei ole tegelikult midagi keerulist. Mõtle välja, mida täpselt sa tahad müüa ja kuidas sa tahad seda müüa. Ja seejärel alusta kas siis ise katsetamise otsast või leia endale abimees, kes aitab sulle selle alusel poe püsti panna.